Tere tulemast kuulamas Terviseilu podcasti 6. episoodi. Mina olen Kaia Kardma ja minuga koos on sind täna jutustamas, arutlemas, mõtteid vahetamas alateadvuse reprogrammeerija Pille Mutli. Tere sulle ja kui me eelmisel korral rääkisime tervise ja heaolu 3 alussambast, füüsilisest tervisest, vaimsest tervisest ja finantstervisest, siis eelmise saate lõpetasime me siis füüsilise tervisega, täna läheme siis vaimse tervisega edasi. Ja jällegi ma küsin sinu käest, et mis asi sinu jaoks on vaimne tervis? Et millest see üldse koosneb või mida see sinu jaoks, mida see sõnapaar sinu jaoks üldse tähendab? Mida ta sinu jaoks tähendab? Esimese asjana, mis mulle seostub, on see, et mis mõtted mu peas on, Mhm. mis tunded mind ümbritsevad. Kogu selline tohuvapohu, mis siin peas võiks käia võiks nagu öelda, mina olen eluaegne selline palju mõtleja olnud. Ma arvan, et see mõtete mingisugune temaatika, võib-olla see, kui tunnete osas ka, et noh, seal on ka ju nii palju neid erinevaid skaalasid, et kus sa võid nagu olla, et kas sa oled nagu rahus või sa oled sellises pidevas hirmus ja ärevuses, mingisuguses sellises, ma ei saa aru, noh, tormis on ju, või sa kulged. Et ma arvan, et kõik need sellised väiksed killud kokku panna, vaadates natukene peeglisse sinna taha, mis on olnud ja need mõjud, mis sealt tulevad, kõik see kokku äkki võiks olla see, mis nagu kuidagi seda kirjeldab. Aga sina oled alateadvusega nagu ja selliste nende trikkide tegija, et sinu jaoks ilmselt võib-olla veel nii palju sügavam või vastupidi, hoopis palju lihtsam, sest mulle meeldib Pille puhul see, kuidas ta alati ütleb, et tema ei oska keeruliselt asju mõelda, et Mul on hästi lihtne. seleta kuidagi lihtsamalt, et mul juba läks Jah. keeruliseks ära. Mul on hästi lihtne mul aju lülitab kohe välja, kui asi läheb keeruliseks, siis mul on nagu totaalne plokk ees ja ma isegi selle koha lasen täiesti mööda. Ja see on huvitav, et me oleme Kaiaga käinud päris mitmetel koolitustel, kus temal on igav ja ma ei saa mitte midagi aru, on ju. Ja see on nii huvitav, et siis ma lükkan ennast täiesti välja ja siis äkki ma kuulen mingit asja ja siis ma ütlen Kaiale, et meil on seda vaja. Eks, ehk et mingitel hetkedel, mis on mulle olulised, mu aju salvestab ja siis ma tulen tagasi, aga kõik see, mis mulle ei ole üldse oluline, ma isegi ei mäleta enam, millest räägiti, et selle koha pealt on küll hästi huvitav. Aga minu jaoks on vaimne tervis ikkagi ja see, kuidas ma saan iseenda olemisega hakkama. Ehk et oma mõtetega ja kui sina ütlesid nende emotsioonidega, mis on sinu ümber, siis mina olen terve elu tegelenud nende emotsioonidega, mis on minu sees. Sellepärast, et ma ei ole aru saanud, miks ma kannan selliseid emotsioone. Ehk et siis võib-olla mul on, ma olen lapsest saadik olnud kohutav ülemõtleja ja ma teen sääsest elevandi selles sekundiga mammuti ja mul hakkavad jooksma sellised väga mustad stsenaariumid, väga mustad pildid. Ja ütleme, et see koht, kust mina tulen, seal on olnud väga palju enesetapumõtteid. Mul on olnud nagu reaalses elus väga palju võitlust sellega, et ma ei tea, mitte hüpata kõrgelt sillalt vette või mitte hüpata rataste ja suurte autorataste alla, et ma olen nende teemadega päris pikalt tegelenud. Ja selles mõttes ma väga saan aru nendest inimestest, kes on depressioonis. No stress on nagu selline lihtne lahendus. Stress on nagu lihtne lahendus, eks, aga see hakkab kõik pihta sellest sisemisest ärevusest ja sellest poolest ehk, et ikkagi see emotsioonide virvarr, mis meie sees käib, mis meie ümber käib, see on kõik see osa, mida siis tuleks iseenda seest leida ja osata tasakaalustada ja saada aru, et kus on need programmid, kus on need nupud, millele vajutamine selle programmi käivitab ja see on ülipõnev, mulle väga meeldib seda teha ja no ega kui me Kaiaga kokku saame, siis noh, iga kord ikkagi ka mingid asjad tulevad üles ja mingid nupud me siis nii-öelda nagu neutraliseerime ära, et see ei ole selline, et ühe päevaga teed nagu kõik korda, sest kõik asjad kogu aeg on muutumises, sina oled iga päev isesugune, aga see
mis sinu vaimset tervist puudutab, seal on ikkagi väga palju selliseid erinevaid nüansse. No kõigepealt ma ikkagi ütleksin, et see keskkond, mis sinu ümber on, see väga-väga palju mõjutab, kas seal on rahulikud inimesed või on seal kogu aeg üks skandaal teise otsa, eks ju, siis see kodune õhkkond, eks, olgu see kodu sul siis milline iganes. Ja ja siis see, mis on sinu info, mille sees sa oled, kas sa hommikul ärkad ja esimese asjana paned teleka või raadio mängima ja hakkad kuulma, mis maailmas toimub ja siis iga tunni aja tagant update'id neid uudiseid või sa kuulad head muusikat või sa kuulad masendavaid laule või sa vaatad siis sõjafilme ja vaatad draamasid ja vaatad õudukaid või sa siis vaatad selle asemel loodusfilme ja ühesõnaga see on nagu sinu valik. Väga oluline koht siin praegu oli see viimane fraas. See on sinu valik. Jah. Mida nii-öelda, mida kauem ma elanud olen. Ma olen väga noor inimene, on ju. Et ilmselt mitte väga kaua ei ole selle üle juurelda jõudnud. Aga see valiku tegemise koht, et millel, kuidas, kui palju mina luban enda pähe teisi inimesi, seda, mis ümberringi toimub, et ja kui suurt tähtsust, prioriteetsust ma sellele annan. Ja võtame hästi lihtsa näite. Kui ma sisenen kuskile, näiteks kohvikusse või kaubanduskeskusesse, siis osades kohtades ma ei saa üldse olla. Sellepärast, et kui mulle taob sealt mingisugune selline rütm kogu aeg kõrvade vahele, siis ma lihtsalt seal olla ei suuda. Ja see muusika, mida sa igapäevaselt kuulad, see kas lööb sind paigast lahti või ta paneb sind harmooniliselt kokku, eks ju, et seda ei ole ju mina välja mõelnud, sellel teemal on ju väga-väga palju uuringuid tehtud, kuidas erinevad muusikastiilid inimesi mõjutavad ja kui sa oled ärev ja kuulad kogu aeg mingisugust sellist kiiresti vahetuvat muusikaid või istud TikTokis ja vaatad kogu aeg 3 sekundi tagant vahetuvaid pilte, on ju, siis see ongi see koht, kuhu sa oma energiat ära annad ja meil on ju kõikidel ikkagi täna sõltuvused siis Täpile. telefonide ja arvutite näol. Ja see on sinu valik, mida sa seal teed. Ja kui sa mõtled selle peale, et mis sinu emotsionaalset tassi täidab, siis kas see, mida sa seal arvutis teed, kas see täidab sinu tassi või sa annad oma energiat ja oma raha kusagile, kus seda lihtsalt kokku korjatakse, eks, kus seda väga oodatakse. Ja mida ma selle all mõtlen, et selleks, et olla vaimses tervises, siis emotsioonidest me ei saa üle ega ümber. Ehk et kas see, mida sa igapäevaselt teed, kas see toetab sinu füüsilise keha arengut, kas see toetab sinu suhteid, kas see toob sinu lähisuhetele kasutegurit, kas see toetab sinu sõprussuhteid, kas see arendab sind inimesena edasi, kas see tõstab sinu kui isiksuse väärtust läbi selle, et sa saad targemaks või sa lihtsalt tambid oma aega, energiat ja raha ja tähelepanu kusagile musta auku. Ja seda ajakasutuse kohta võib-olla tahaksin eriti välja tuua, mis meil, võtame lihtsa näite, et mida sa teed peale tööd, kui sa koju lähed. Et hommiku näide siin oli see hea näide, aga õhtul ka, et kas sinu aja moodustab peale perele söögi tegemise, mis on nagu ema teema, et kas sa peale seda siis istud scroll'id telefoni ja vaatad telekast mingisuguseid filme, vahet ei ole, on see siis Netflix või lihtsalt mingid uudised või mingisugune Mehhiko seep või igasuguseid toredaid asju on. Et või sa otsustad selle asemel hoopis mõnda head raamatut lugeda. Otsustad selle asemel hoopis oma lapsega jalutama minna
Otsustad selle asemel hoopis päriselt oma partneriga, abikaasaga, elukaaslasega rääkida. Mitte selleks, et nagu nende kalasilmadega sinna ekraani vaadata ja siis reklaame kiruda, et jube palju jama näidatakse siia vahepeale, eks ju. Mõne jaoks on see muidugi hea, siis saab suitsupausilgi või midagi muud sellist, on ju. Et väike paus kulub ära, on ju. Või saad uued võikud teha. Või siis saad uued võikud teha just, või minna veinipokaali täitma või uut õllet tooma või mis iganes nagu. Jõuame tagasi sellesse füüsilise hoidmisesse, eks ju, et kõik on kogu aeg sinu enda valikute küsimus, et millele sa käe annad. Ja kui sa tahad hakata neid valikuid muutma, siis kõige esimene asi on selles, et sa pead aru saama, et sa üldse seda teed. Ja mõtestama enda jaoks lahti selle, miks ma teen nii või teisiti. Ja kas see, mida ma teen, kas see toetab minu pikemat eesmärki või mitte. Ja siin me jõuame nüüd ühe väga olulise küsimuseni, milleks on pikem visioon oma elust 10, 15, 20 aasta pärast. Kaia, kas sinul on see olemas? Missugust elu sa tahad elada? Näiteks 50+ vanuses, sul on sinna veel jupp maad minna. Minu puhul see läheb siis sinna sellise 10 aasta visiooni juurde ja üks kõige suuremaid otsuseid, mille ma olen enda peas enda jaoks otsustanud, on see, et 50+ hetkel ma kindlasti enam sellisel viisil näiteks ei tööta. On üks. Ma olen endale lubanud, et et ma ei tööta nii palju. Mitte seda, et ma ei tööta. Ma olen teinud kogu aeg, minu tööelu on olnud minu kirg. See on midagi, mis mind nii tugevalt, see on nagu hobi ja töö ja rõõm ja samal ajal mure ja taak ja kõik muu pinge ka nagu olles ettevõtja, eks ju, siin taga. Aga ilmselgelt olen ma selleks, kuhu me nüüd jõuame järgmine saade oma selle finantsilise sellise tervise mingisugusel tasandil hoidmise jaoks väga palju võtnud enda peale üksinda vastutust, koormat, mis võib-olla tegelikult ei oleks pidanud olema ainult minu kanda. Nagu päriselt näiteks terves suhtes. Aga see on nagu selline tervise teema jälle, mõnes mõttes ka vaimse tervise teema, ehk siis, et kus on olnud minu elus minu piirid. See on nagu minu mõtteviisi sisemise mingisuguse skaala koht, et kui palju ma olen lubanud enda mingisugusest nagu enda elukorraldusest, enda tunnete, enda mõtete ja kõige muu taustal, siis oma muud füüsilist virvarri nagu mõjutada, kuidas ma midagi peaksin tegema. Kus ma olen võtnud ühelt poolt sisemise motivatsiooni, et ma tahan seda teha, või siis selle sisemise sunni. See on ka vaimne tervis ju. Jaa. Seda võib nimetada ka iseenese praktiliselt nagu kuritarvitamiseks tegelikult. Sõna otseses mõttes, et ma kuritarvitan ennast, ma sunnin ennast nii palju asju tegema, selle asemel, et tegelikult, kui võib-olla mu keha küsiks hoopis puhkust. Aga ma panen selle nii ilusad nii ilusad sildid külge, et see tundub nagu eeskuju ja inspireeriv ja küll sa oled tubli. Ja ma ju jõuan. Ja ma jõuangi. Ja see on, võib-olla see meestel on teistmoodi jällegi. Või siis see ongi hoopis midagi sellist, mis võib-olla väga maskuliinse energia mingi teema. Aga see on jällegi see koht, meil tuleb siia saatesse meeskülalisi ka, siis me kindlasti küsime nende käest, kuidas nendel selle teemaga on ju. Aga see on tõesti nagu see koht, kus me sõidame iseendast kogu aeg trolliga üle, aga vahel tangiga. Võib-olla seda ma olen vaimselt haige tegelikult olnud mõnes mõttes või noh. Ja see vaimne vägistamine, mis me iseendaga teeme, see algab ikkagi sellest, et me teeme seda kõigepealt ise ja siis hakkavad seda tegema inimesed meie ümbert. Eks, ja siis meil on hästi lihtne süüdistada teisi inimesi, et küll nad käituvad meiega halvasti ja kõik see pool. Nad käituvadki sellepärast, et meil ei ole piirid paigas ja me lubame endaga niimoodi käituda, sellepärast, et me ise käitume endaga niimoodi. Ja vot minul oli see väga raske endale seda tunnistada ja ma olen sellega päris pikalt tööd teinud, sellepärast, et see on see koht, kus sa saad aru, kuidas sa oled ise oma ellu igasugust jama loonud.
ja see teekond on mul olnud väga pikk, aga kui ma oma seljaga hädas olin, siis ma hakkasin mõtlema, et noh, et te räägite, eks, et sa oled selle kõik endale ise loonud. No millal olen mina tahtnud endale sellist asja läbi siis nagu luua, aga kui ma nägin seda teekonda, neid mõttemustreid, kõike seda traalivaalit, mis mul siin kõrvade vahel toimus, kõike seda enesehaletsust ja seda, olgem ausad, ka manipulatsiooni, mida ma olen elus kasutanud, sellest ise mitte midagi teadmata, siis see muster hakkas mulle nagu nii selgelt välja joonistuma ja läbi selle ma sain aru, kuidas ma oma ellu olen asju loonud. Ja täna ma teen siis loomulikult kõik selleks, et neid mustreid teisipidi keerata, kas see on lihtne, kas see alati õnnestub, siis neid kontrollikohti tuleb elus nagu kogu aeg ette, ehk et see, et elu on nagu Ameerika mägedel, noh, meil on väga raske kuidagi inimestena aktsepteerida, et see siin on mäng. Et kui lapsed mängivad jupp aega trifaad, enam seda ei viitsi mängida, siis ütlevad, kuulge, aga mängime nüüd keksu. Ja siis nad lähevad, mängivad natuke aega keksu, siis nad ütlevad, nüüd lähme liivakasti, kõik see pande paneb sinna liivakasti. Aga kui me suureks saame, siis me võtame selle ühe stsenaariumi, paneme sellega nagu tuima, ilma süvenemata sellesse, et ma olen ammu oma eluga kohas, kus ma ei taha olla, aga ma ei oska teha seda switchi, seda vahetust, seda muutust. Et me ei saa aru, mida tuleb muuta ja no ikka tükk pusimist on, et muuta, aga hullult huvitav protsess on ja see elutunnetus ja see selles mõttes on väga tore, see 50+ vanus on ikkagi see, kus sul hakkavad maailma tunnetus läheb nagu täiesti teistsuguseks. See on huvitav ja kui sa sellest 50 rääkisid, siis ma ei saa ikkagi siia sisse jätta seda, et kui mina olin 50 hakkasin saama, siis ma juba mitu aastat enne taatutasin, et oi, ma hakkan varsti 50 saama, siis minu jaoks oli see nii tore. Ja siis inimesed minu ümber on hullust depressioonis on ju, hakkavad kes mida tegema, kes uusi autosid ostma, kes maju vahetama, kes partnereid vahetama, kes iluoperatsioonidel käima, kes mida tegema, sellepärast et see 50 on jõudne. Jumalast äge on, nüüd ma hakkan kohe 60 saama, ma ütleks veel ägedam on ju, et nagu, et kuidas võtta? jah, et kui sa oled saanud oma füüsilise kehaga sõbraks selleks ajaks ja kui sa oled oma vaimse tervisest arus hakanud saama, kus su vaimne tervis nagu püsima hakkab, eks ju, siis on ju, ütleme nii, et see ja elutempo hakkab aeglasemaks jääma, et siin on see ülioluline, et oleks sul olemas siis nii-öelda nagu see finantsiline tervis, aga et sul füüsiline tervis oleks sellisel kujul, et sa selle pärast ei pea hakkama oma vaimset tervist kulutama. Kui meil täna keskmine eluiga on siin 80 ringis, meestel natukene vähem, naistel natukene rohkem. Tänane statistika näitab tegelikult seda, et keskmiselt siin 20 kuni 23 aastat varem enne seda hakkavad inimesed oma füüsilist tervist kaotama, mis on küll natukene eelmise episoodi teema, mine kuula järgi, aga kui me jõudsime selle 50 juurde, siis sealt edasi ongi, ütleme nagu 20, 30, 40, noh, loodame, et veel palju rohkem, sellepärast et keskmine eluiga kogu aeg kasvab ja võimalused, eks ju. Aga üks keskmine inimene hakkab sealt 50-ndatest lagunema hiljemat. No kui sa nii usud. No just, on ju, noh, nagu selles mõttes, et kui sa usud, vaata, see on see vaimne keskmine. Jah, aga kui sa nii usud, siis sa hakkad lagunema. Aga kui sa usud, eks, et sa... Parim aeg elust, lapsed on suureks kasvanud, ma tean, mida ma tahan, ma oskan elu nautida füüsilisel, vaimsel, igal tasandil. Tunned nagu see on tegelikult väga tore aeg, kus olla ja kui meil siin tööturul otsitakse 20-aastaseid suure kogemusega ilusaid blondiine, siis ja 50-aastased naised on nii-öelda nagu maha kantud, siis ma ei saa sellest üldse aru, sellepärast et see aeg ja see töökultuur ja kõik see, mis 50+ inimestel on olemas, see on ainult võtta kahel käel vastu, on ju, nii et, aga no igaüks teeb muidugi ise oma otsuse. Ja on imeline, et sa selle praegu nagu välja tõid ja kui mina nagu mõtlen selle peale, et noh, meil nagu väike selline ealine vahe on nagu sees, aga kui ma mõtlen selle peale, et millist potentsiaali mina isiklikult näiteks näen selles, see on otseses mõttes suhtes,
mis mul on sinuga kui koostööpartneriga, tuttava sõbraga ja nii edasi kõik, et kui palju tegelikult, millist väärtust tegelikult see kogemus nagu loeb, et kui me arvutasime Pillega kokku enda ettevõtluskogemusi, enda taustasid nagu niimoodi ja siis paned selle kõik kokku, siis saad aru, et issand jumal, et nagu pool elu. ja et milline väärtus see tegelikult on, et sul on juba kogemus, mille põhjalt siis nüüd nagu hinnata ka seda ja selline tekib nagu see vaimne stabiilsus. Sa ei hüppa iga nagu mingisuguse sellise ärritaja peale enam ka. Jaa, sellepärast, et see arusaamine iseendast hästi-hästi palju muutub. Ja kui sa oled 30-ndates ja 40-ndates selline nagu rabe ja sa ei tea, kuhu sa tormad ja lapsed ja koolid ja õppimine ja eneseareng ja seal on ju väga palju toome sõltuvused ka siia sisse, eks ju. Ehk et me arvame, et sõltuvused on kõik sellised, no ütleme nii, et sõltuvus on sõltuvus, aga on halvemaid ja paremaid sõltuvusi, aga kui ta sõltuvuseks muutub, on ta nagunii juba üle käte läinud, eks. Et sellised ülitervist kahjustavad sõltuvused on ju, ütleme siis joomine, suitsetamine, narkots, siis igasugused saidid, kus inimesed ringi hängivad, ehk et ka arvutisõltuvus, aga töösõltuvus on ju samamoodi ja olgem ausad, töönarkomaania on Eestis mitte siiamaani, vaid siiamaani on ju. Aga sa maksad selle eest hiljem, selle töönarkomaania eest, sa maksad selle eest hiljem ja millega sa maksad selle eest oma vaimse tervisega, sa maksad oma suhete lagunemisega, sa maksad oma füüsilise tervisega, sellepärast et sul ei ole olnud aega investeerida iseendasse, sa oled kogu aeg ehitanud kellegi teise unistust. Okei, kui sa oma ärisid ehitad, siis ma saan aru, et sa paned hullu vahepeal. Aga kui sa ehitad kellegi teise ärisid, siis miks sa peaksid hullu seal panema? Lihtsalt sellepärast, et sind motiveeritakse selle eest, et sind kiidetakse, on ju. Aga küsimus on, et mille eest sa põgened? Ma iga inimese puhul, kes mu teraapiatoolis istun, küsin seda, et aga mille eest sa tegelikult põgened? Et kui sa ütled, et ja meeldib hullult tööl käia, siis ma küsin, et miks sulle hullult ei meeldi kodus olla? Et miks sul ei ole selliseid suhteid, kus sa nagu reaalselt kuulad seda, mida su partner sulle räägib, kus sa nagu reaalselt oled kohal, reaalselt oled olemas, et me jookseme läbi elu ja me oleme töökaaslastega rohkem koos kui oma partneritega. Kipub nii olema, Jah. kui ajalist nagu Aga sellist kui me skaalat räägime vaadata. vaimsest heaolust, siis kodune stabiilsus on nii meestele kui naistele ülioluline. Ja kas sa suudad ja tahad seda hoida, et see on jällegi see, mis hiljem sinu vaimset ja füüsilist tervist väga-väga tugevalt mõjutab. Aga sa ei mõtle selle peale siis. Ja sellepärast ongi hea selliste no ma naljatamisi ütlen nagu küpsis vahel enda kohta, on ju, sellepärast, et ega sa võiks ka nii pinnapinn mul lapseks olla, on ju. Et ega me ju ei usu seda, mida emad või vanaemad räägivad. Me oleme ikka ise targad. Ja siis, kui me ühel hetkel nagu selles olukorras oleme, siis selgub, et oi ups. Aga väga-väga tasub vaadata, kuidas sinu vanemad ja vanavanemad on nii-öelda nagu vananenud ja korrigeerida oma elustiili siis vastavalt sellele ja mitte ainult elustiili, vaid ikkagi ka uskumusi ja mustreid, et siis elada selliselt, nagu sina tahad, et su vaimne ja füüsiline tervis oleks siis selline, nagu sulle sobib. Aga mis sulle tundub selle vaimse tervise juures, mis nagu need kohad on, kuhu me sisse võib-olla täiesti märkamatult libiseme? Et me ei saa nagu ise arugi. Eks need ole ikkagi mingisugused selliste harjumuste taga olevad mustrid väga palju, ma arvan, et palju süütunnet, palju rollides olemist, kus sa tunned, et vot noh, et ma peangi ennast justkui siia mingisugusesse nagu, et see, mis mu ümber on, et see ongi normaalne, et et nii nagu peabki olema, et need mingid rollimõjud on nagu nii suured ja see paneb meid kahtlema võib-olla selles, et mida meie see sisemine hääl muutub kuidagi nõrgaks.
sellepärast et väljaspoolt tuleb seda rollides olemise mõju nii tugevalt peale ja siis me ei usalda mingi hetk enam seda, et mida meie enda see sisemine pool nagu ütleb, et kuidas me peaksime midagi tegema. Kahjuks me tegelikult, kui teeme ise seda oma lastega ka, et nad oma häält enam väga ei kuuleks. Just sellega, et kuidas ta peab istuma, kuidas ta peab astuma, mis kell ta mida peab tegema, kus ta peab kuhu jõudma nagu, mil viisil kõik asjad peavad kuskil kodus toas asjades nagu olema, et tal puudub nagu juba lapsest peale sageli puudub nagu võimalus tegelikult ise kuulata, et kuidas mulle praegu tunduks nagu hea. Et selle poole pealt ühelt poolt on tore olla sellises ettevõtlikus vormis nagu, et justkui ma nagu kontrollin ise nagu sellist, saan kontrollida paremini oma seda sisemise hääle lugu, et millised mu päevad võiksid olla. Praktiline pool tähendab üldiselt ikkagi sellist kahjuks sellist roppu moodi rabamist, kus sa ikkagi koormad ennast nagu pinge mõttes nagu üle. Et mis mind näiteks on viimasel ajal väga palju aidanud, on just ma ütlen vaimse tervise mõttes või selle mõttes, et kuidas ma üldse tunnen ennast mingites olukordades ja annan sulle, armas lugeja ka või kuulaja, ühe lugemissoovituse. See on ka tegelikult kuulamissoovitus, sa võid seda ka kuulata, sellepärast et mina ise väga palju püüan oma ajas kuulata audioraamatuid. Just nimelt selle jaoks, et kui ma olen liikumises, kust ma tunnen, et tegelikult minu pähe mahuksid veel häid mõtteid, siis ma tunnen vahest ka seda, et ma nagu ei viitsi rohkem mõelda mingite asjade üle. Ja siis ma panen selle enda mõtlemise kinni ja siis ma panen midagi käima, teiste mõtteid. See nagu kahtepidi häkk on see tegelikult. Ühtepidi on see, kui sa kogu aeg midagi kuulad, siis nüüd on küsimus selles, et miks sa oma mõtetes ei taha olla. Ma olen seda ka märganud, et ma olen ka niimoodi peitu pugenud tegelikult oma mõtete eest, et kogu aeg kuulad midagi. Või siis olen sättinud ka täieliku vaikusesse, et ei, mul ongi vaja, et mis mul nüüd mõtetest tulema hakkab. Aga kuulamissoovitus sulle. Eckart Tolle raamat The Power of Now. Ja siin ja praegu, jah, just see hetkes olemise kunst ja hetkes olemine, teadlikult hetkes olemine. See on see koht, kus sa päriselt püüad tajuda, et mis su ümber hetkel toimub, mida teed sina ise, mis on need mõtted, mis sul parasjagu peas toimuvad, kuidas kõik see, mis su peas on, see tahab lipsata hirmsat moodi sinna, mis on olnud ja hirmsat moodi nagu sinna ette ka nagu unistama, nagu justkui sellest, mis mul kõik võiks olla või kuidas võiks olla ja jätmata nagu tähelepanuta selle, et ainuke hetk, mis sul on praegu. Ehk ühelt poolt ma tänan sind, armas kuulaja, et sa selle hetke, mis sul on, sa oled praegu kinkinud meiega koos olemisele. Et see on nagu üliväärtuslik, aga sama väärtuslik on nüüd ka see koht, et mida sa siit nüüd meie vestlusest täna tegelikult kaasa võtad enda jaoks. Ja see Eckart Tolle raamat on selline raamat, mis minul on alati lennureisidel kaasas, sest ta on selline hea, väike, kerge raamat, aga ta ei ole kerge lugemine. Ja ta ei ole selline raamat, mida sa loed järjest. Ta on selline, et võtad suvalisest kohast lahti ja jälle on uus ja huvitav. Ehk et väga palju on endasse vaatamist. Ja vaimse tervise juures, mis minu arust järjest olulisemaks saab, see on tore, et sa selle siin ja praegu välja tõid, sellepärast et ega inimesed ei ole praegu kohal, nad on igal pool mujal ja sa oled kallimaga õhtusöögil ja sa planeerid järgmist päeva. Eks, et see on väga hea näide. Aga on see aususe teema. Ja see ausus iseenda vastu ja see, kuidas me iseennast kogu aeg välja räägime asjadest, mida me teame, et me võiksime ja peaksime tegema, sest see on meile pikemas perspektiivis kasulik. Ja see on kindlasti võib-olla see teema, mida me puudutame järgmises osas, on ju. Sest see iseendast, ütleme nii, et kui ma vabastan seansi ajal lubadusi, täitmata lubadusi, siis sa ei kujuta ette, kui palju inimestel on neid iseendale antud täitmata lubadusi, minul ka. Et ma luban, et ma teen selle täna ära ja siis ütled, et ma ikka ei jõudnud, aga sellest ei ole midagi, ma võin seda homme ka teha, aga ma ei tee homme ka. Ehk et minu jaoks muutub ikkagi järjest olulisemaks see, et ma teeksin päeva jooksul vähe asju, et ma ei tõmbleks, et ma ei rabeleks, et mul oleks aega mõnuleda kõikide asjade üle, aga et need asjad, mida ma teeksin, et need oleksid need, mis viivad mind sinna, kuhu ma tahan jõuda. Ja see lõputu rabelemine
mis ei lõpe mitte kunagi, kui sa sellest teadlikult välja ei astu, mis hoiab sinu füüsilise keha kogu aeg tegutsemises, pinges ja sinu vaimse meele kogu aeg ärevana, sellepärast et nii palju asju on vaja teha. Sa kogu aeg muretsed asjade pärast, mis on tegemata, pööramata tähelepanu nendele, mis sa just ära tegid ja rõõmustama sellele, et ma sain nii palju asju täna tehtud, et ja jätta tähelepanuta, et 8 asja jäi tegemata, on ju. Ja rõõmustama selle 5 üle, mis tehtud, siis see on see koht, kus me endale kogu aeg valetame. Ja kui me valetame teistele, siis me kipume väga kergekäeliselt valetama ka kõikidele teistele. Aga mida need valed sinu elus teevad, on see, et nad koormavad väga sinu ajumahtu, sellepärast et sa pead meeles pidama, kellele sa oled mida valetanud, sest sul peavad ju otsad kokku jooksma. See ei tohi ju vahele jääda. Et selles mõttes on oluliselt lihtsam olla täiesti totaalselt aus, öelda seda, mida sa arvad, öelda see, mis sulle sobib, mis sulle ei sobi ja sellega rahulikult edasi minna, sellepärast et siis sa ei pea mõtlema selle üle. Ja täiesti okei on oma sobivusi muuta. Eile sobis, täna ei sobi. Sorry, täna ei sobi. Ülehomme võib-olla jälle sobib, on ju. Jah, et võta seda iseendaga olemist nagu, et sa oled enda suhtes see hea lapsevanem, kes toetab seda, et see laps, kes sinus kogu aeg on olemas, et ta võib teha seda, mida ta praegu tunneb ja tahab. Kui ta tahab puhata, et lase tal puhata, kui ta tahab mängida, lase tal mängida, kui ta tahab tantsida, lase tal tantsida. Sellepärast, et sinu elu, sa elad üks kord ja väga kurb on siis elu lõpuaastatel öelda, et ma tegin ainult tööd või ma kaklesin ainult oma mehega või ma jagelesin ainult raha pärast. ja see sisemise dialoogi kuulamise mõte võib-olla siit ka kaasa, et vot, et tee seda, mida sul justkui tunned, et teed. Ja kui sul tegelikult tuleb tunne, et ma tahaks seda teha ja sealsamas tuleb ka üles kohe 10 põhjust, miks mitte. Olgu selleks ükskõik, mis asi see võib olla. Seesama hea tantsimise näide, et ei, et aga mul ei ole täna selliseid tantsukingasid on, nagu teistel on või lõppkokkuvõttes ma ei olegi üldse aastaid tantsinudki, et ma ilmselt ei oskagi enam tantsida, teised kõik on väga palju tantsinud või kuidas teised mind näevad või vaatavad, kui palju on selliseid igasuguseid virvarre, mis võivad tulla selle asemel, et lihtsalt minna ja tantsida. Jah. Et kuula neid pidureid, mis sind tagasi hoiavad, sest see räägib sellest vaimsest tervisest ka hästi palju ja sellest tundest, et kui hästi sa siis tegelikult saad ennast üldse tunda, kui sa kogu aeg paned endale piduri peale. Just, nii et kõige suurem pidur oled sa ise. Mitte keegi teine sind ei takista, ainult sina ise. Ja kui mina õppisin iseendalt tee pealt eest ära tulema, siis hakkasid väga paljud asjad juhtuma, aga ma arvan, et selle teemaga me läheme järgmisel korral edasi. Ja järgmises korras räägime me lähemalt siis raha tervisest, sinu finantsilisest heaolust ja mitte, me ei tee siin nüüd mingisugust rahajuttude podcasti või rikkaks saamise saadet, et sugugi mitte, vaid pigem püüame jällegi jagada neid lugusid ja taipamisi, mis meil endal selles vallas on ja kuidas tegelikult kõik need eelnevad saated, see füüsiline tervis, see vaimne tervis tegelikult nii tihedalt selle finantsilisega, materiaalsega siin maailmas seotud on ja miks see on ka see põhjus, miks me tahame sellest rääkida. Sellepärast, et see tervise ja ilu tahaks öelda, ei no muidugi iluprotseduurid ongi ju kallid, absoluutselt, jaa, ongi. Ja inimesed ei hoia nende pealt üldse kokku. Millegipärast näen ma rohkem seda, et tervise pealt hoitakse rohkem vahest kokku. Ja kusjuures, kui sa oskad enda eest hoolitseda, siis sul väga palju neid iluprotseduure vaja ei ole. Jah, üsna soodsalt saab läbi. Aga sellest siis juba järgmine kord, nii et aitäh sulle, armas kuulaja, et sa taas kord meiega aega veetsid. Ja järgmise korrani.